Ja sellepärast Jumal ei taha, et te sellest puust sööte. Aga kui sa sööd, sa saad sama targaks kui Jumal. Ja see inimese tahe olla Jumal, olla valitseja, saabki talle saatuslikuks. Eeva näeb, et see ongi hea, see on mulle kasuks, kui ma sellest söön, siis on ma targaks. Ja see on kindlasti kasulik ja ta sööb. Ta annab ka Aadamale ja siis alles näevad nad tõde. Nad saavad aru, et nad tegid valesti. Ja mis siis? Siis nad poevad peitu, nendel hakkab häbi. On piinlik. Nad avastavad, et nad on alasti tõesti. Appi, selles on midagi valesti, peab olema, mul on nii piinlik. Ja nad poevad peitu. Ja nad poevad peitu ka Jumala eest. Ja Jumal jalutab aias, mõtleb, et midagi on valesti ja kutsub inimest. Kus sa oled? Noh, Aadam mõtleb, et ega midagi ega siin ei aita, miski tuleb Jumala juurde ja ütleb. Naine, kelle sa mulle andsid, no mul hakkas piinlik, et ma olen alasti. Jumal küsib, miks sa said, kuidas sa seda tead? Naine, kelle sina mulle andsid, andis mulle selle õuna ja mina sõin ja vot näed, nüüd on olukord niimoodi. On jama ja inimene süüdistab sellest muidugi teist. Kuidas muidu? Päris tuttav olukord. Teeme midagi valesti, siis hakkame jälle otsima süüdlasi. Keegi teine on alati süüdi, mitte mina, parem on niimoodi, et mina saan näidata näpuga teise peale. Ja siis järgneb karistus. Kui me küsime tihtilugu, miks maailmas on nii palju hurjust, tuleb meil vaadata vist peeglisse. Kui me vaatame seda õunasöömist, mida nimetatakse ka pattu langemiseks, seda juhtub ju iga päev. Ja ma julgeks väita, et meie igapäevaelus. Ja nii me seisamegi selle olukorra ees, et elu on raske. Me võitleme iga päev kurjusega, enda ja teiste. Teiste inimeste poole vaadates me kas oleme kadedad, pekki küll, miks mulle ei ole sama häid hindeid kui tema, miks mulle ei ole sama palju rahvakasutusel, miks mulle ei ole sellised riideid. Või siis me oma mõtetes teeme teist maha. Väga hea, et mina ei ole siuke nõmendik, kui see teine on. Ma oskan vähemalt seda ja teist natuke paremini teha, kui see teine. Teine inimene ei ole meile enam tore kaaslane, ta on tihtilugu oht millegi pärast. Ja sellest tuleneb ka see, et Jumala poole me tegelikult ei julge vaadata, me keerame talle selja. Ilmselt inimloomuses on see asi sees, et me kuidagi tahamegi olla seljaga Jumala poole. Me kas ei julge või me ei taha tema poole vaadata. Miski takistab meid. Ja see tohuva pohu on jälle kuskil meie sees. Sellele loole järgnes ka see, et Aadam ja Eeva visati välja paradiisist. Ja kui saad piiblist järgnevaid sündmusi vaadata, siis juhtuvad seal suhteliselt kurvad lood. Nii on, see on olukord. Ja me ei tea, kuidas seda lahendada. Tegelikult vaatame korraks perekonna peale. Ma väidan, et iga lapsevanem tahab säilitada suhet oma lapsega. Ta ei taha oma last kaotada, ta ei taha seda sidet kaotada. Laps on ju oma vanemate liha ja veri. Paraku selles maailmas
on tihtilugu nii, et kõik vanemad ei suuda seda suhet säilitada või neid takistab kas või mõni sõltuvus, töö, eluraskused, kuidagi takistavad neid seda soovi täide viimast. Või siis nad on ise üles kasvanud ilma vanemateta ja nad ei oska seda suhet oma lapsega luua. Aga ma väidan, et see soov on igal vanemal olemas. Kui ta kaotab side oma lapsega, ta kaotab tüki iseendast. Ja ka igal lapsel, ma väidan, on see soov olemas, et ta võiks säilitada suhte oma vanematega. See on täpselt üks ühele, kui me mõtleme oma suhet Jumalaga. Jumalat kutsutakse taevaseks isaks, sellepärast, et ta on meid loonud. Ja tema tahab seda sidet meiega hoida. Ja kui ta kaotab jällegi meist, siis ta kaotab tüki iseendast. Ja see soov leida Jumal on meis igaühes sees.